Nonii, tere tulemast järjekordsesse episoodi. Mina olen Kris, tervitan sind algavasse ossa ja tänane pealkiri sellel episoodil kannab nime Need 10 taipamist võivad muuta seda, kuidas sa oma elu näed. Kas ma nüüd su perspektiivi elule muudan või ei muuda seda, ma ei tea, aga ma jagan sulle mõningaid taipamisi, mis võivad aidata sul muuta seda, kuidas sa enda elu näed. Alustuseks tahan tänada kõiki neid, kes võtsid selle otsuse ja tahtsid mind toetada. Et eelmises saates ma siis hõikasin välja selle, et ma sain 35 aastaseks ja paljud on mul küsinud, kuidas seda podcasti toetada, kuidas Kris sind toetada selle tegemise juures või kuidas tagasi anda sulle tänu sellele, mida mina siis inimestel loonud olen nende sisudega. Ja paljud kasutasid võimalust. Need samad nimed, mida sa juba siin saate alguses nägid ekraani ilmumas ka, on need inimesed, kes otsustasid mind toetada erinevates summades. Ma väga tänan sind, kui sa oled üks neist olnud ja olid. Tõesti hindan seda, mida sa teed ja et sa mind toetad, sest minuga oled siin ja mind kuuled ja vaatad jäädavalt. Ja aitäh sulle selle panusest. Kui sa tunned ise täna, et sa oled üks nendest, kes ei teinud seda, aga tahad ikkagi teha, siis ma otsustasin, et ma jätan selle toetusvõimaluse avatuks vähemalt esialgu augustis. Terve augusti vältel, võib-olla jätan selle edaspidi avatuks, vaatame, võib-olla lühendan kuidagi mingit pakkumist, aga hetkel jääb avatuks, sellepärast et inimesi ikkagi aeg-ajalt tuleb mulle juurde. Siin viimaste päevadel ka kirjutatud, et kas saab veel toetada mind, siis loomulikult ma võtan selle vastu. Selle võimaluse ma lõin ja võtan selle vastu. Nii et kui sa oled üks nendest inimestest, siis ei ole veel hilja. Kui tahad seda teha, siis sa saad seda teha. Aga lähme episoodi juurde. Et 10 taipamist või tegelikult neid natuke rohkem isegi, mis võivad muuta seda, kuidas sa enda elu näed. Ja hakkame pihta number 1 siis nii-öelda. Abi küsimine ei tee sind nõrgaks. See on midagi, mida ma kujutan ette, et väga paljud tahaks öelda eestlased ja tegelikult ka üldse nagu isegi kui sa pole rahvuselt eestlane, siis inimesena üldse väga raske on abi küsida. Meid on õpetatud üksi hakkama saama, meid on õpetatud see üksi hakkama saamine algab tegelikult juba koolis pihta, juba lasteaiast või kust iganes, aga lapse eas ka, kus sind jäetakse üksinda mängima ja pannakse üksinda last magama näiteks öösel oma tuppa või oma voodisse ja öeldakse lapse, et jää üksi magama. Et meid õpetatakse ja surutakse ühiskondlikult mõne mõttes sellisesse mõtteviisi või suhtumisse ellu, kus me peame üksinda hakkama saama. Ja loomulikult need üksinda hakkamise saamise tasemed muutuvad ajas, ehk siis väike laps, kes vajab juba rohkem hellust, armastust ja toetust ja mitte nii palju üksinda hakkama saamist, vähemalt mitte esimesed 6-7 eluaastat, nagu siin arvatakse, et juba 4 aastat võiks inimene magada üksinda. Ta võib seda teha, kui ta valmis selleks, aga tegelikult on lapsele hea, kui laps saab piisavalt palju armastust esimesed 6-7-8 eluaastat. Seda näitab tegelikult Kanada üks põhjalik uuring, mis uuris siis Hiinas olevaid sündinud lapsi, kes siis magasid vanematega kas samas voodis või samas toas kuni 8-9 eluaastani, siis nende usaldus elu vastu ja turvatunne oli oluliselt paremas seisus kui nende lastel, kes siis pandi magama juba varakult oma tuppa või lahutati vanematest nii-öelda. Ja see lahutamine tegelikult toimub juba ju ka sünnitusmajades. Kui sa otsustad sünnitada sünnitusmajas, siis palju õnne sulle. Ma ütlen seda pool naljaga, aga pool kurvalt ka. Et tegelikult on palju ilusamaid kogemusi olemas lapse ilma toomiseks, kui sa seda valid ja kui sul tervislikud tingimused või olud seda võimaldavad. Siis ka sünnitusmajades tegelikult ju lahutatakse ema lapsest kohe, kui laps sünnib. Aga tegelikult laps vajab seda lähedust. Ja see kandub edasi meil siis ka vanemasse ikka, eks ole, koolis. Mida me koolis teeme? Koolis pannakse me kõik istuma eraldi. Täna üha rohkem ja rohkem on ka koole ja klasse, kus lapsed istuvad üksinda, mitte üksteise kõrval. Näiteks minul laps on ka samamoodi, kuigi kool on väga orienteeritud koostööle, siis tunnis on ikkagi väga paljud lauad. Ühe inimese laud ja üks tool ja sa teisest nagu eraldatud. Ja see on midagi, mis jälle sunnib meid vaatama seda nurka selle poole pealt, et sina pead üksinda hakkama saama. Ja see taandub lõpuks sinna kohta, et me ei julge abi küsida. Me ei taha abi küsida, me ei julge abi küsida, me ei oska abi küsida, me ei oska abi vastu võtta ja nii edasi. Mina olen oma elus õppinud seda, et abi küsimine on okei, see on normaalne. See on normaalne osa elust. Kui sa midagi ei tea või midagi ei oska, või kui sa tahad midagi teada saada, midagi õppida, midagi koos kellegagi teha, midagi saavutada, siis abi küsimine on väga teretulnud. Ja
ja ma arvan, et see on miski, mis ühiskondlikult on hästi maha nagu tambitud, et see on justkui nagu nõrkus. Tegelikult on see nagu tugevus, see on julgus astuda välja enda mugavustsoonist, julgus astuda üle enda ebapiisavuse tundest, julgus astuda üle enda hirmust, teiste inimestega suhtlemise võib-olla ja mis iganes veel. Nii et abi küsimine on väga teretulnud. Kõige suurem vaenlane on võrdlemine. Ma olen sellest, ma arvan, korduvalt rääkinud ja ma usun, et ka sina, kes mind praegu siin kuulab, vaatab, on oma elust tundnud seda, kuidas võrdlemine teinekord on üsnagi hävituslik. Võrdlemine saab tuua kahte emotsiooni ülesse või tunnet ülesse. Üks neist on siis inspiratsioon ja motivatsioon ja teine on siis pigem selline negatiivsem ja loomulisem. Ehk siis ma tunnen ennast halvasti, hakkan ennast vähemana nägema, näen ennast ebapiisavana, näen ennast rumalana, näen ennast kogenematuna, näen ennast saamatuna ja nii edasi. Need on erinevad inimestel, mina kaldun siin negatiivse poole peale, kogen loomulikult ka seda inspiratsiooni, motivatsiooni, kui midagi vaatan ja ennast kellegiga võrdlen, aga pigem on see minu jaoks laastav. Ma toon ka näite, et välismaal on väga palju tuntud podcast'e, olgu siis Joe Rogan või kes siin on mingi Diary of CEO või kes iganes need podcast'id on, kes on tegelikult olemas täna, kes salvestavad, siis ma neid vaadates tekib minust tunne, et ma olen tegelikult neist ausalt öeldes, ma olen kas kui mitte sama hea, kui mitte parem, siis vähemalt sama hea saatejuht. Ja kui ma vaatan teisi saatejuhte, teisi podcast'e, siis ma näen lünkasid, mida need jätavad täitmata, mida mina täidan ära. Ja ma tean, et mul oleks pakkuda sellel turul väga palju ja ma alati mõtlen selle peale, et kui ma oleksin inglise keeles teinud kõike seda, mida ma teen täna eesti keeles 8 aastat. Ma arvan, et need numbrid oleks 10 või 100 või 1000 kordsed tegelikult. Et see, mida ma teen, see puudutab inimesi, aga ma teen seda üsna piiratud ja pisikeses keeles. Ja see võrdlemine nende inimestega kas või enda valdkonnast, kus peaks justkui vaatama ülespoole, alt ülespoole inspiratsiooniga, et tahan ka sinna jõuda, on tekitab minus halba tunnet, et ma ei ole piisav, sest ma ei oska inglise keelt nii hästi, nii puhtalt, eks ole. Ja turg on nii nagu täis juba ja nad teevad seda asja palju professionaalsemalt, mis iganes formaadis, siis kas heliliselt ja audiovisuaalselt või kuidagi, et neil on mingi stuudio jube äge ja edasi. Ma olen siin kodus ja salvestan ja vahepeal salvestan oma stuudios ja mingi chit-chat hakkab lihtsalt peas käima ja ma võrdlen ennast. Ja see mõjub mulle laastavalt. Ja ma olen otsustanud lõpuks, et ma püüan ennast mitte enam võrrelda, ma püüan sotsiaalmeediat mitte enam vaadata. Sellele seda tähelepanu anda nii-öelda enda perspektiivilt, et seda võrdlust ei toimuks. Ja teine pool, mida ma märkan, on ka see, ma jõudsin arusaamisele, et minu töö ei olegi minna ingliskeelsele turule podcasterina. See ei ole minu töö. Et see ei ole minu roll. Küll aga ma tunnen, et minu soov on minna jagada ennast inglise keeles ja rahvusvahelisel tasandil. Kuidas, mismoodi, mida, ma veel ei tea, aga see on vaikselt välja kujunemas. Nii et kõige suurem vaenlane on meil tõesti see, et me paneme ennast teistega võrdlemisse. Ja me teeme seda alateadlikult. Ja seda ei ole tegelikult vaja teha. Nii et kui sina oled üks nendest inimesed, kes seda teeb, siis ja sa tunned samal ajal, et see mõjub sulle negatiivselt, see võrdlemine, mitte inspireerivalt ega motiveerivalt, siis katsu leida endasse jõud ja seda mitte teha rohkem, sest et see lihtsalt sööb sind. Ja teistega võrdlemine on üldse täiesti mõttetu, sest meie igaühe teekond on täiesti erinev. Sina oled täna seal, kus sina oled. Mina olen täna siin, kus mina olen 35 aastaselt, tehes oma asju, mida ma teen, sellise viisi, nagu ma teen neid asju. Meil on täiesti erinevad tingimused, kust me alustasime. Meil on täiesti erinev taust, kus me tulnud oleme. Meil on täiesti erinevad finantsilised ja võib-olla ka mis iganes muud mõõdetavad emotsionaalsed, mentaalsed kapatsiteed, võimekused, mille pealt midagi ära teha. Endaga võrdlemine, seal ei ole mõtet. Teistega võrdlemine, seal ei ole mõtet. See ei vii mitte kuskile. Võta ennast sellise, nagu sa oled ja püüa anda endast iga päev lihtsalt endast parim, et liikuda selle suunas, kuhu sa tegelikult tahad jõuda. Järgmine punkt. Rahu toodab rohkem kui paanika. See on minu viimase kogemus päris jõuliselt. Eriti siin augustikuus, kus ma nüüd teen teist soolosaadet järjest, sellepärast, et ei ole ühtegi külalist veel, kellega olen kokkulepet saavutanud podcasti raames.
päris paljudega läbirääkimised ja suvi on paraku selline aeg, kus podcast'ide periood on minul olnud alati aastast aastasse madalam. Inimesed tahavad vähem salvestada. Vahepeal kas see oli siis tasulisena või tasuta. Inimesed tahavad vähem salvestada ja inimesed puhkavad, on täiesti kuskil chill-pill mentaliteedis nii-öelda puhkavad ja naudivad suve. Ja ma ei mõista hukka neid. Ükskõik kui raske mul seda vastu võtta ei ole ka, sest mina tahan ikkagi salvestada, teha tööd ja minul on vaja raha, et toetada perekonda ja teha enda asju, siis kõigest sellest hoolimata pean ma arvestama ka sellega, et maailm hetkel minu ümber siis näitab mulle seda, et hetkel ei ole aeg teha neid podcast'e, mida sa muidu teed. Ja siis ma panengi välja soolo episoodi. Kas nüüd ma panen iga nädal nüüd välja, ma ei tea, võib-olla teen vahepeal pausi, võib-olla puhkan ka vahepeal ikkagi. Aga jah, et rahunemine sellesse hetkesse, kus tegelikult tuli on takus ja pinge on peal või stress on peal, siis püüda rahuneda, sest et selle pinge ja stressi ja ületõmblemise faasis olen märganud, et mul ei õnnestu väga teha ei ettevõtlust ega ka keskenduda enesearengule, endaga tegeleda või isegi trenni teha või lapse või perega kohal olla. Väga raske. Kõik on sellises suurest üle võlli keeratud tempos ja tõmblemises, pidevas tõmblemises ja ainukene hetk, kus tekib selgus ja arusaamine, kuidas päriselt edasi minna ja tekib selline mõnus olemine on siis, kui ma rahunen. Aga vot sellesse rahunemisse on teinekord väga raske jõuda, eriti kui sul on selline pressure nagu väljapoolt justkui peale ja teistpidi sul on see siin, kui sa oled inimene nagu mina olen, kellel see mõistus lihtsalt kogu aeg vatrab ja pigem vatrab nagu negatiivse suunal, kuidas ta sind mitte innusta, vaid tümitab sellest, et sa ei tee või ei saavuta või ei ole piisav, siis selle vaigistamine on paras väljakutse olnud. Aga ma olen õppinud seda üha rohkem tegema läbi Urmase, keda ma olen sulle palju maininud, see Urmas Sarapuu. Et tänu temale, et Urmas on saanud mulle täna hea sõber ja tänu temale ma olen õppinud aru saama sellest, kuidas siis natuke rohkem tulla kohale ja lubada endal, ma ei tea, mingeid tundeid ja emotsioone kogeda ja neid lasta esile tulla ja see läbi rahunemise siis jõuda ka sinna, et tuleb ka see lahendus, et usaldada seda, et see lahendus tuleb. Ja samal ajal muidugi taustal toimetada, et see ei tähenda ma siis nüüd, et kui mul esimesed 2 nädalat siin augustis keegi pole saates käinud ja ma siis rohkem ei paku ka, ikka kirjutan inimestega, ikka suhtlen inimestega, lihtsalt olla avatud sellele, et need asjad on natuke muutumises. Nii et rahu toodab rohkem kui paanika, sest paanikast me ei tegutse tegelikult tulemuslikult, aga rahust on see pilt palju selgem ja peale selle pealt saame teha palju paremaid otsuseid. Üks vestlus võib muuta rohkem kui 100 raamatut. See mõte on mind, karbli suus, see mõte on mind mõtlema pannud selle peale, et mida see podcast inimestega teeb. Ja ma olen täna täiesti seda meelt, et ka minuga podcasti vestlused muudavad rohkem mu elu kui üks raamat, mille ma ülekorruselt enda lapse toast võtan, raamaturiivist võtan ja loen. Podcastid annavad nii palju rohkem juurde. Ja ma olen väga seda meelt, et millegi pärast see human connection, ehk inimkontakt või selline inimolemus seal sees on see, mis aitab seda sõnumit meile paremini mõtestada, paremini presenteerida, samastutavaks muuta ja võib-olla ka arusaadavamaks teha. Ja mitte me raamatutest aru ei saaks, kui neid loeme, kindlasti saame, aga tihtipeale raamatute lugemine on selline paljudele sunniviisiline, paljudele keeruline, sa ei saa samale midagi muud teha, elame täna, ikka aegjutan, elame täna ja ma ei ole väsinud, ma ütlen, see on täielikult seotud sellega, ma üksinda räägin, see on nii teraapiline minu jaoks see kogemus, et keha hakkab lihtsalt vabastama midagi ja mõni ütles, et see haigutamine seotud haigusega või haigeks olemise või mingi haigustega, siis muidu ma niimoodi ei haiguta. See juhtub ainult siis, kui ma hakkan üksinda ekraanis rääkima, mis on hästi veider kogemus. Aga et inimesed mäletavad enda podcastidest neid lause, mida külalised või mida saatejuht või mis siin saatejuhi ja külalise vahel tekivad,
mäletavad neid mõtteid, neid mõtlema panevaid mõtteid ja see on see, mis muudab neid. Ja see on see, mis neid raputab ja nendega mõne mõttes kaasa tuleb pikemale perioodile. Ja tihtipeale need raamatud, kui me loeme midagi, siis see raamat on selline, me loeme ta korra läbi ja sinna ta nagu jääb. Aga ja kiires arenevas elutempos olevas maailmas, nagu tahtsin enne seda öelda ka, siis raamatu lugemine, selle ettevõtmine on natuke nagu keerulisem ka, sest me tahame ikkagi, me oleme harjunud nagu sellist multitaskingut saama, me paneme podcasti taustale käima, ma teen oma mingid tööasju kodus, ma koristan või lähen jooksma või teen trenni. Mina samamoodi, kui ma siin arvutis teen tööd, siis mul väga tihti käib taustal tegelikult kas mingi välismaine podcast või ma vaatan taustale mõnda videomängu streamerit, kes siis mängib ja samal ajal suhtleb siis inimestega, see on ka selline natuke podcastilik mängu nagu režiim ja mulle tohutult meeldib see. Ja see kuidagi nagu on mõnus, nii et ma saan täitsa aru. Seega mina olen tungivalt seda meelt, et podcast on võimeline rohkem muutma sulle kui raamatud. Ja siit siuke taipamine tekkis siin alles hiljuti, et ma ise olen saanud päris palju taipamisi läbi podcastidest, oluliselt rohkem kui raamatutest. Siis ma olen hakanud ennast lõpuks rohkem ise usaldama. Et palju, varem sai küsitud väga palju, et kas see idee töötab või kas see asi töötab või kas see käib nii või. Siis tänane küsimus tiirleb kõik selle ümber, et kas see tundub mulle õige. Ja ma arvan, et see on väga suur eristamine, kui sa jõuad oma elus sellesse kohta, kus hakkad küsima küsimust natuke teise nurga alt. Ja kui sa elus midagi teed, käid sa tööl, tegeled sa ettevõtlusega, oled sa suhtes, oled sa lapsevanem, käid sa trennis, käid sa koolis, suhtled sa sõpradega, sõbrannadega, trennikaaslastega, kolleegidega. Vahet ei ole, mida sa oma elus ette võtad, siis loomulikult tekivad need küsimused, et kuidas teha asja paremini, kas seda asja saab teha paremini, mismoodi seda asja nagu teha, kuidas see käib ja nii edasi. Aga ma olen märganud, et see õige küsimus tegelikult taandub ikkagi lõpuks sellele, et kas see on minu jaoks õige asi. Ja miks ma rõhutan seda, miks ma pööran selle küsimuse nagu ümber, on sellepärast, et väljapoolt, et kuidas väljapoolt teha paremini, vaid sellesse vaadata enda sisse, läbi enda seest, et kas see on mulle. Sest et kui sa teed midagi elus sellist, mis ei ole sulle mõeldud, sa ronid nii-öelda siis analoogina mäe tippu, mille tipus ei ole mitte midagi, sa ronisid vale mäe tippu nii-öelda pimedana, poolpimedana. Või sa lähed teiste inimeste meelte soovide järgi ja püüad siis samal ajal kuulata kõiki teiste arvamust ja teha kõike seda, mida kõik teised teevad. Ja kuulata kõiki teiste arvamust selles osas, kuidas peab midagi tegema. Aga see ei küsi mitte kunagi selle protsessi sees, aga mis mulle tundub õige, kuidas mina tegelikult tahaksin, mida mina üldse tegelikult tahaksin. Ja need on need küsimused, mis panevad päriselt sind analüüsima ja mõtlema ja suunama selles suunas vaatama iseennast ja seda maailma, mis ümber on. Et kas see, mida ma päriselt teen, on see, mida ma tegelikult tahan teha. Ja kui see ei ole, siis kuidas ma tahan teha ja kas ma üldse tahan tegelikult teha seda. Ja ma olen viimase ajal väga tihti jõudnud mingites kohtades nagu väga-väga selgelt arusaamiseni ja taipamisteni selle juures, mis on tegelikult mulle ja mis ei ole. Ja mida rohkem usaldan seda, küsides seda endalt selle sama nurgalt, et kas see tundub mulle õige. Olen ma saanud nagu väga häid tulemusi ja väga häid vastuseid, olles ja tehes seda. Olles see, kes ma olen ja tehes seda, mida ma tahan tegelikult teha. Siis sellega kaasneb järgmine punkt. Kõik ei pea minust aru saama. Ma ei tea, kas see on minu enda maailma mõeldud lause või ma kuskilt lugesin, igal juhul ma paar aastat tagasi nagu jõudsin sellise taipamiseni, et kui me unistame oma elus, visualiseerime, unistame, kujutame ette midagi, mida me tahame saavutada või kuhugi jõuda oma elus või millisel me tahame kunagi olla lähitulevikus ja kaugtulevikus, siis tihtipeale need asjad tunduvad meile natuke nagu, võivad tunduda meile võimatud. Selle mõttes võimatud, et nad on hästi suured eesmärgid, milleni jõudmiseks tuleb meil tohutult palju panustada või ennast muuta või midagi teha teistmoodi, kui ma teen täna. Need on nii-öelda võimatud. Aga selle kõige võimatu juures on see, et meie näeme iseenda võimatut. Me näeme seda, mis on võimalik selle võimatu juures. Ma ei tea, kas sa oled tähele pannud, siis teised inimesed ei näe mitte kunagi peaaegu seda sinu võimatut. Ükskõik kui palju sa üritage seletada neile või lahti maalida seda,
graafilist, ilusat, voolujoonelist, värvilist pilti enda võimatust, enda sellest unistusest, mis tundub hästi kauge, siis tihtipeale inimesed ei näe seda, aga nad näevad enda oma. Ja see ongi see point, milline ma jõuan, kõik ei pea minust aru saama, ega ka sinust. Me elame enda elu iseendale ja inimesed, kellega me läbi käime päevad läbi või päevade jooksul, me kokku puutume enda elus. Me ei pea olema alati selles kohas, kus kõik meid ühtemoodi mõistavad. Mina olen tänaseks jõudnud oma elus ammu kohta, kus ma saan aru sellest, et on väga palju inimesi, kes ei mõista, mida ma teen. On väga palju inimesi, kes ei saa minust lõpuni aru. Mõnikord ma seletan siin mingeid mõtteid või mingisuguseid kontseptsioone või mingid filosoofiaid, ideid, arusaamisi, taipamisi, niimoodi, et inimesed ei saa must aru. See on okei. Ma üritan ju seletada enda parima võimaluse ja võimalikkuse ja parimate sõnavalikute juures, aga alati ei õnnestuse. Mida ma tahan ka sellega öelda on see, et me võiks jõuda nagu sellisesse rahu kohta iseendaga, kus me lõpetame selle teistele tõestamise ja teiste nimel tõmblemise ära ja lepime seda ja lepime sellega, et meie ümber on inimesi, ka võib-olla meie lähedased, kes ei saa aru seda, mida me tegelikult tahame teha või mille eest me seisame. Mis on need meie väärtused, meie põhimõtted, meie soovid, meie unistused, meie visioonid ja see meie võimatu. Oluline on see, et sa ise näed seda ja kui sina seda näed, siis tegelikult sellest piisab, et astuda sellele teekonnale, liikuda selles teekonnas suunal, kus sa lõpuks sellega saavutad. Nii et kõik ei pea saama sinust ühtemoodi aru. Järgmine. See on nii lihtne asi, millest on tegelikult väga palju räägitud. Aga väga tihti väga head ideed sünnivad jalutades. Osad inimesed ütlevad, et väga head ideed sünnivad sital käies, ehk siis vetsupotil olles. Osad ütlevad, et väga head ideed tekivad saunas, õlle rüübates. Osad ütlevad, et head ideed tekivad matkates. Osad ütlevad, et head ideed tekivad duši all olles. Ma arvan, et nad kõik on omavahel kuidagi seotud. Ja nad kõik on seotud üsna suuresti läbi selle, et me oleme sellises rahunenud tasakaalukas närvisüsteemis, kus me ei ole nagu ärevil, me ei ole kogu aeg stressis, me ei kogu aeg ei tõmble, me oleme rahus, me oleme hetkes, me oleme keskmes iseendaga, oma mõtete, oma tunnete, oma ideede, oma soovidega. Ja me oleme avatud. Me oleme avatud sellele, kas siis teadlikult või alateadlikult, aga avatud sellele, et meieni saab tulla informatsioon, mida me vajame, see usaldus, et pea klaariks tegemine toob lahenduse. Ja ma arvan, et see on see põhjus. Nii et kui sa ei ole veel kogenud seda, kuidas looduses olemine või selliste muude tegevuste tegemine toob sulle soovitud lahendused või võimalikud variandid sinu võimalikele probleemidele lahendustena, siis mine katseta, ole looduses, mine jaluta. Ma käin väga tihti jalutamas kas või lapsega, teen näiteks arvutis tööd päeva jooksul. Ja mingi ma väsin ära sellest ekraanist. Ja siis ma lihtsalt lähen ja võtan lapse ja me jalutame siit 10 minuti kaugusele on meil Pirita rand. Ja jalutame Pirita randa ja isegi kui seal on maksimaalselt tuuline niimoodi, et mul kõrvad lendavad peast ära, siis ma ikkagi olen seal lapsega ja naudin seda hetke, seda tuult, seda jahedust või siis vastupidi kuumust ja päikest, kui see on ilm selline. Ja võtan vastu selle, mis lihtsalt olen, lihtsalt hingan sisse seda mõnusat mere nagu tuult kohina, kui on lained ja nii edasi, et see kõik kuidagi mõjub väga hästi ja ma olen ise hästi nagu tugevalt nii väga raba või muu loodusinimene ei ole, ma metsa väga ei kipu, ei taha, ei huvita. Mustikal käin mõnikord siin hommikuti, aga just mere äär või ookeani äär on minu lemmikud. Nii et tõuse püsti, tõsta enda tagumik püsti ja mine õue. Siis järgmine punkt, pikad mängud võidavad lühikesi. On siuke lause, et kuidas inglise keeles oligi? Hard work beats talent every day. Ehk siis mõte on nagu selles, et kõva töö või pidev panustamine on üle iga päev talendist või siis kirest.
selle lause kontseptsiooni mõte taga tegelikult on see, ma olen sellest siin, ma arvan, aastate jooksul ka rääkinud, aga lihtsalt jõudis jälle minuni üks taipamine läbi ühe näite ja kogemuse, kus ma hakkasin ennast võrdlema. Ma tihti võrdlen ennast ka teiste podcasteritega, mitte ainult välismaal, ka Eestis. Ja see juhtub nagu harva, aga vahepeal ikka satud nägema kuidagi kedagi, kes on sinus ka numbrite mõttes suurem või kuulub mõnda suurde nende Delfide ja Õhtulehtede äripäevade alla, eks ole, podcastiga. Siis sa näed nende numbrid on nagu suuremad. Numbrid on rohkem nagu toetatud. Mitte võib-olla oluliselt alati, aga väga tihti ka osast ikkagi on. Ja siis see on mind pannud mõtlema, et okei. Ja milleni ma olen jõudnud läbi selle kogemuse, mida ma olen teinud 8 aastat ehk podcasti juhtinud ja inimestega vestanud, kes on käinud mul saates ja kes tulevad uuesti mulle saatesse. Ja kui ma küsin nende käest, et miks sa minu saatesse tahad tulla? Sest minu saade on tasuline nende jaoks. Vahet ei ole, mis summa see on, aga see on tasuline. Ja väga palju teised podcastid ei ole tasulised. Nad saaks vabalt minna sinna. Nad tulevad ja valivad minu podcasti. Ja põhjust on palju. Aga üks nendest põhjustest on minu järjepidevus. Ma olen seda teinud varsti juba 9 aastat. Mul saab järgmisel aastal 9 aastat, praegu 8,5. Nüüd ma 8,5 aastat varsti seda podcast juba teinud. Märts, aprill, mai, juuni, juuli, august, september. Jah, kuu aja pärast või 8,5 aastat. Ja ma näen ise podcasti maastikul Eestis, kus neid podcasti tuleb nagu seenelisi. Ja täpselt nagu neid tuleb peale, kukuvad nad kõik ära ka. Kas 1 episoodiga, 2 episoodiga, 7 episoodiga, 13 episoodiga, 10 episoodiga, 20 episoodiga, 50 episoodiga või isegi 100 episoodi juures. Inimesed kukuvad ära. Põhjuseid on mitmed, miks inimesed ära kukuvad. Sellest ma hetkel ka rääkima, see pole oluline. Aga kukuvad ära, aga ma olen ikka veel siin. Ja siis ma saan ka aru sellest, et isegi kui tulevad pilti mingid podcastid või ka sinu enda valdkonnas, ma ei tea, mis valdkond su elus on, milles sa tegutsed või kus sa oled. Sa kindlasti näed ka seal konkurentsi. Tulevad sulle pilti konkurendid, kes on justkui nagu ei kuskilt tõusevad tuhast nagu fööniksid, lammutavad, toovad selliseid tulemusi, mida sina oled saavutanud siin mõne aastaga, eks ole, nemad toovad paari kuuga. Ja siis sa võib-olla tabad ennast ka selles samas kohast, et what the fuck toimub, on ju. See frustratsioon võib sisse lüüa. Ja siis mingi hetk sa märkad, et aga nad ei tee enam seda. Need ei ole enam pildis. Nad ei tegutse enam. Nad on valdkonda vahetanud. Nad on suunda vahetanud. Nad on üldse pooleli jätnud. Nad on loobunud. Nad on alla andnud. Mina näen täpselt sama asja. Et on saateid ja podcaste, kes on tulnud pilti ja teevad siin plahvatusnumbrid esimeste mõne episoodi või 10 episoodiga justkui nagu järgmine mingisugune eureka ja avastus. Ja siis ma mingi hetk avastan, et ups, nad ei tegutse enam. Ehk siis järjepidevus ja millegiga väga pikalt tegutsemine toob alati paremaid ja suuremaid ja pikaajalisemaid tulemusi, mis on ka jätkusuutlikumad suures pildis. Nii et kui sul vähegi on tuhinat ja huvi enda valdkonnas jätkata ja sa tunned kirge selle vastu ja sa tunned põnevust ja see sulle endiselt meeldib, siis jätka, sest et järjepidevalt lihtsalt puhtalt juba ajalisest lineaarse telje perspektiivist lähtuvalt, mida kauem sa teed, seda edukam sa oled ja seda vähem on sul konkurentsi. Nii et kui sa tahad jõuda lõpuks monopolini, siis tee seda võimalikult kaua, kus ülejäänud inimesed kukuvad kõrvalt ära. Järgmine. Mõnikord on kõige parem ja targem otsus mitte midagi teha. See läheb natukene kokku sellega, et mine loodusesse, sünnivad head ideed. Aga teinekord on oluline lihtsalt see, et ma panen käest ära. Ja kus ma olen pidanud seda enda elus rakendama ja nii-öelda implementeerima ja isegi sunniviisiliselt. Ma olen inimesena hästi kärsitu inimene ja see mõttes kärsitu, et kannatlikkusega on probleeme. Ma tahan nüüd ja kohe praegu. Ja kui ma ei näe tulemust lähiajal, siis fakt, et ma tahaks pooleli jätta. Mitte alati, aga väga paljuski. Ma tahan hästi kiiresti näha tulemusi. Vähem kas või midagigi, mis annaks mulle selle motivatsiooni, et see töötab. Ma nüüd olen valmis edasi paugutama. Väga tihti tulemust ei tule kohe ja siis tekib siuke frustratsioon. Ja parim viis ei ole mitte suruda ennast läbi, vaid parim viis on lihtsalt lõdvestuda, nagu inimesed räägivad.
see sõna lõdvestuda ei meeldi, aga just nimelt seesama, et mitte midagi teha, lihtsalt olla. Mul on olnud väga palju hetki, kus ma surun nii-öelda hästi aktiivselt siis müüki ehk otsin saatekülalisi. No ei tule, lihtsalt ei tule ja ei tule ja ei tule. Ja ka praegu on selline periood. Ja siis ma lihtsalt otsustan, et aga tead, ma lihtsalt panen selle käest ära. Ma ei tee mitte midagi. Lihtsalt olen perega, chillin, loen, õpin midagi, mängin PlayStationit, kui tahan, käin väljas jalutamas. Vahet ei ole, et mul on pind tagumikus ja tegelikult tuli põleb tagaukse juures. Vahet pole. Ma püüan lõdvestuda sellesse, et lihtsalt olen hetkes ja püüan nautida seda, mis mu ümber tegelikult on ja mida ma juba olen endale loonud. Ja nii kui ma suudan seda päriselt teha, mitte ei mõistusest tulenevalt, vaid päriselt rahuneda ja võtta vabalt korraks kas 1-2 päeva, siis tuleb kas idee või tuleb mulle lahendus. Ma leian külalise, keegi koputab ise uksele mulle, keegi helistab mulle, pakub ennast saatesse. Alati tuleb see lahendus. Nii et vahel lihtsalt tuleb lasta ennast vabaks ja lubada endal mitte midagi teha. See on raske, kui sa oled siuke enesepiitsutaja nagu mina, aga see on võimalik. Siis enda sisetunde kuulamine versus algoritmide ja data kuulamine. See on midagi, mis käib kaasas meie kõigiga. Isegi kui sa oled inimene, kes ei loo sisu või ei tee mitte midagi sellist, mis on välja poole ulatuv, siis ikkagi on teatud mängureeglid, kuidas midagi mängitakse. Ma rääkisin sellest eelmises episoodis ka, aga see lihtsalt on nii oluline. Ma tahan, et inimesed aru saaks sellest. See, kuidas ühiskond midagi teeb, ei ole see, kuidas sina pead alati midagi tegema. See, mis töötab minul, ei pruugi töötada sinul. See, mis töötab sinul, ei pruugi töötada minul. Tore on katsetada, tore on mängida ühe poolt. Anda võimalus millelegi, mida enne pole teinud. Või anda taaskordne võimalus millelegi uuesti, et näha, kas selle esimene kord, kui ta ei toiminud või toimis, kas seal on mingi relevantsus, mingi tõetera sees, kas ma saan seda mustrit korrata või vältida seda mustrit. Aga väga tihti on kõige olulisem see, mis sinu jaoks toimib. Mida sina päriselt tahad, kuidas sulle meeldib teha, mis on sinu jaoks õige, mis on sinu jaoks loogiline, mis on sinu jaoks võimalik. Kui sa elad tingimustes ja sa teed midagi tingimustes, mille tingimust ei toeta näiteks, ma ei tea, stuudioformaadis salvestamist, siis sa leiad selle enda viisi, mis sinul toimib, mitte ei suru ennast sellesse kohta, kus sa pead vägistama ennast stuudios salvestama iga hinna eest, nagu paljud podcasterid näiteks teevad või paljud sisuloojad. Ma teen ülikvaliteedis ja maksan lihtsalt peale. Me ei pea enda elu tegema keeruliseks. Sa teed nende vahenditega, mis sul juba täna olemas on, nende vahendite piires ja nende võimaluste piires. Sest et see oled sina. Ja kui sa tahad tõesti leida vahendeid, kuidas teha asja professionaalselt või kallimalt või mis iganes viisi veel, siis sa leiad ka need vahendid, kui see on see sina. Aga minu oluline sõnum sulle on see, et tee enda asja, vahet ei ole, mida keegi sulle ütleb või soovitab või mida Alex Hormozid või ma ei tea, Gary Vaynerchukid või kes iganes Eestis need tuntud turundajad on. Vahet ei ole, mida nemad ütlevad, see on nende kogemus. Sinu kogemus on midagi muud. Sinu valdkond, sinu jälgijaskond, sinu publik, sinu vaatajaskond, sinu klient ei taha võib-olla seda, mida nemad tahavad. Seega püüa leida nagu see piir üles, et mis sinul töötab ja ei jää sellele kindlaks, vaata, kas see õnnestub või ei õnnestu ja kas see töötab või ei tööta. Ma teen täna nii palju asju vastupidiselt sellele, mida peab tegema. Väga mitmes valdkonnas. Ja töötab. Ja milleks leiutada jalgratast, kui vana ratas töötab? Sellest ma aru ei saa. Ja lõpetuseks tahaks seda öelda, et ma olen siiralt tänulik inimestele, kes mind siiamaani praegu kuulavad ja olemas on ja kes mulle kirjutada viitsivad, et kui palju podcast on neid muutnud, kui palju mina olen neid aidanud. Seda on tore lugeda. Sellepärast, et vahetevahel me kipume lihtsalt vaatama enda seisu ja enda elu teatud nurkade alt, mis võib-olla on stagnatsioonis või liigu või seisavad. Või on sellises platoo tasandis, kus ei ole nagu järgmist plahvatust järgmise tasemele toimub, mingi asi on tegemata enda sees või väljapoolt. Ja täna vist näen seda, kui tugevalt
kui palju mulle kirjutatakse, kui palju see korda läheb see, mida ma teen, kuidas need podcast'id mõjutavad inimeste elusid ja nende enda heaolu ja nende enda perspektiivi ja suhtumist ellu. Ja see tagasiside on minu jaoks palju olulisem ja palju suurema kaalukausiga kui need numbrid, mida need podcast'id saavad. Ma võiks siiamaani saada keskmiselt 1000 vaatamist või 500 vaatamist per episood. Ma teeks ikka edasi seda asja, sest ma tean, kui palju nendest 1000 ja 500 saavad mõjutatud. Versus see, et ma teen midagi, mis on mõeldud näiteks miljonit inimestele vaatamiseks. Viraalne sisu nii-öelda, plahvatab, eks ole. Aga mitte keegi ei saa mitte midagi sellest. Ma valin igal juhul alati selle, et see on pigem vähe, aga kvaliteetsed, kui palju ja sitad. Ma olen seda terve elu nii palju, kui ma mäletan noorest east alates rääkinud. See käib inimeste kohta, see käib sõprade kohta, see käib asjad, projekte kohta, millega kokku puutun. Parem vähe ja head, kui palju ja sitad. Nii et need on minu mõtted sulle. Ma loodan, et siin mõnigi mõte võib olla see, mis paneb sind mõtlema, võib-olla elule teistmoodi vaatama. Ma ei usu ja ei looda, et sul nüüd siin mingi tuhutu eureka plahvatus toimus, aga võib-olla mõni mõte kõnetab. Ja kui tahad toetada ennast, siis kuul neid podcast'e. Ja kui tahad toetada mind, siis see võimalus on sul olemas, leiad need kirjeldused ja sammud, leiad need podcast'i kirjeldusest. Ja ma ei olegi muud midagi öelda. Tšau, kohtume järgmises podcastis, kus ma olen siis üksinda või mille tea, võib-olla koos juba külalisega. Tšau.